Nii, sõbrad, mina nüüd ripun vanas Tallinna häbipostis ehk Kaagis. Tugeva kaag. Tegelikult see ei asunud siin, vaid asus keset turuplatsi Kuuse kõrvanuhtes. Oli selline kivist alus, see oli kivist post ja seal oli kett, kuhu pandi siis linnarahvale turuväljakul vaatamiseks süüdi mõistetud kurjategijad ja viidi ka mõningaid karistusi täide. Nüüd, eks ole, alllinnas, Tallinnas Revalis mõistis kohut linnavõim, raehärrad. Ja raehärrad olid kõik suurkaupmehed. Ja need karistusviis oli väga mitmeid. Sõltuseks ole muidugi sellest kuritööst. Võidisid linnast välja saata, rahatrahv määrata, panna raevanglasse. Mida raevangla on alles Raekoja taga. Seal on praegu põnev fotomuuseum soovitus. Võidi selle Kaagis anda sulle piitsahoope, võidi vargal maha lüüa käsi, selline sandistamine. Ja olid ka veel sellised häbistavad või niisugused alandavad karistused. Ja muidugi surmanuhtlus. Nagu me rääkisime, eks ole, seda surmanuhtlust viidi, eks ole, üldjuhul täide linnast väljas, Liivalaias asunud Põllamäe. Ja kurjategija võis siis raeotsusel timuka käe läbi vanas Tallinnas oma elu kaotada 6 moel. No päris õudsad moodud. Kõige tõsisemate kurjade puhul tõmmati kurjategija rattale. Tal Põllamäel suur vankriratas ja siis timukas surus selle kurjategija käed jalad sinna ratta kodarate vahel ja peksis katti kõrvalkondi. See suurtes valudes jäid sinna piinlema, mõni suri suht varsti, mõni lausa paar päeva vastu enne kui lõpuks kooles. Siis võidi sind just nimelt naiste puhul, võidi elusalt matta, surnuks keeta, tuleriidale saata, üles puua ja kõige väärikam surm oli pea maha rajutuse läbi. Sellised koledad lood. Aga nüüd natuke positiivsem. Raekoda ise. Meie siis Raekoda on keskaegse Tallinna võimu sümbol. Et siin on tõesti sajandeid Tallinnat juhitud. Hetkel siit linna juhitada, ta on lihtsalt linna selline pidulik esindushoone. Ja ta on ehitatud, saanud valmis tänase kuju 1404 ehk 615 aastat tagasi. Et kui vana on Raekoda. Ja ta on terve Põhja-Euroopa vanim säilinud ja ainuke Gooti stiilis Raekoda. Et unikaalne terves Põhja-Euroopas. Me rääkisime nendest kurjategijatest ja karistustest. Siis meil kõigil võib elus olla oma nullpunkt, oma väga raske punkt. Aga kus on Tallinna nullpunkt? Otsime üles.